Voki Peetri labajalg selles seades ei ole hoogne labajala tants, vaid pigem rahulik, laulav ja natuke nostalgiline mõtisklus. Nagu kõigis koondorkestri lugudes ei ole ka siin partiid kirjutatud spetsiifilistele pillidele, vaid iga kollektiiv võib ise valida, millist partiid millise pilliga mängitakse, eeldusel, et seade on kaetud, kõik on täpne ja tasakaalus. Küll aga on selles seades fookuses flöödid ja näppepillid. Esimesel ja kolmandal läbimängul ongi flöödi ja näppepilli soolo. Flöödid võiksid mängida esimese hääle partiid ja näppepillid peaksid lähtuma etteantud akordimärkidest, aga akordikujud ja mänguvõtted võib vastavalt oma pillile ja oma soovile ise valida ja on väga tore, kui sealt tekib väga palju erinevaid kõlasid. Kui kollektiivis ei ole vastavaid pille, võib need loomulikult olemasolevatega asendada, lihtsalt arvestades, et peol hakkab sellel hetkel olema flöötide ja näppepillide soolo. Viisipillid võiksid mängida etteantud oktavis, kui see on võimalik, ja seda lugu pigem vähe varieerida, aga kui on vaja midagi oma pillile kohandada, siis see on loomulikult lubatud. Kuigi esimene ja kolmas läbimäng on flöötide ja näppepillide soolo, siis B-osades liituvad juba ka kõik teised pikkade nootidega. Oluline on, et see liitumine on alguses tasane ja siis järjest kasvab ja kasvatab, et hooga järgmisele läbimängule üle minna. Võib mängida neid noote, mis on ette antud, aga võib ka vastavalt akordimärkidele oma partiid ise kujundada, et oleks rohkem erinevaid hääli ja suurem kõla. Selles loos võiksid flöödid mängida esimest häält. Täitsa loo alguses ja kolmandas läbimängus on flöödi soolo. See on selline nostalgiline, ilusa meeleoluga labajalg. Et kuigi labajalg muidu on selline tantsuline, siis võiks siin leida sellise rahuliku meeleolu. Ja samamoodi võiks hingata mitte fraasi lõpus, mitte pärast igat 4 takti, igat 8 takti, vaid leida kuskil fraasi keskel endale hingamiseks aega. Ja muidugi võib lisada ka kaunistusi, variatsioone, eriti selles soolo kohas, kus on just flöötide aeg hiilata. Nüüd mängin Voki Peetri labajala esimese läbimängu. Nüüd kolmas läbimäng, flöötide soolo. Selles loos saavad viiulimängijad valida esimese ja teise hääle vahel, aga tuleb arvestada, et esimeses ja kolmandas läbimängus on flöödi soolo ja meie liitume B-osas pikkade nootidega. Alguses vaiksemalt ja siis aina kasvades ja kasvatades, et hooga järgmisele läbimängule üle minna.
Neid pikki noote võib mängida nii, nagu on noodis ette antud, aga seda partiid võib ka ise kujundada akordimärkide põhjal, et meil oleks rohkem erinevaid hääli ja suurem kõla. Selle loo üldine karakter on hästi rahulik ja õhuline ja natukene armas ja nostalgiline ja siin on teretulnud väga laulev, ilus pikk toon. Viisi väga palju pigem ei varieeri, aga mõned kaunistused või natukene vibratot mõne noodi peal on täiesti teretulnud. Mängin ühe läbimängu põhiviisi. Näitan esimest ja teist häält, kuid võib ka valida endale saatepartii, mis peab rütmi mõttes kokku sobima helisalvestusega. Esimene hääl. Teine hääl. Voki-Peetri labajalas saab garmoška mängija valida esimese ja teise hääle vahel ning kes soovib basse kaasa mängida, peab seda tegema pikkade bassidega. Kontserdil on esimene ja kolmas läbimäng flöödisoolo, nii et meie mängime teisel ja neljandal läbimängul.
Küll aga liitume me soolo B-osadel juba pikkade bassidega. Mängin ette Voki Peetri esimese hääle. Mängin ette Voki Peetri teise hääle. Voki Peetri Labajala valss. Tähtis on selle loo puhul, et tegemist on helge, seadega sellise kerge, mõtiskleva, nostalgilise variandiga, et proovime seda mängida mitte ka päris konkreetseks selliseks tüüpiliseks Labajala valsiks, vaid sihuke pidulik, mõnus, helge märksõnad. Fookuses on siin siis flöödid ja näppepillid ehk saatefaktuur on ka siin kahte moodi tähtis. On sõrmitsemist ja on lihtsalt akordi mängimist. Sõrmitseda on siis kohe ka alguses, kui asi hakkab. Akordimärkide järgi, nii nagu on pillidel erinevad keeled, lihtsalt jälgida akordimärke ning selliselt siis umbes. Esimese osa näitab põhjal. Pärast teises osas läheb juba siis saatefaktuur selliseks. Et sihuke ta-iti-titi mõnusalt. Jälgida akordimärke. Siis, kui kolmas läbimäng tuleb sõrmitsemine tagasi, siis on tähtis, et jälgida, et see sõrmitsemine on ka seal näppepillidel kiirem. Sest enne on siuke rahulik, 1, 2, 3, 2. Siis on pärast on seal titidega ehk. Natuke niimoodi, aga samas ongi, et selle looga mitte jooksma minna ja need titid ei ole üldse tegelikult kiired. Kui teete ettemängul, kui teil on ainult näppepilli, näiteks teil flööt ei ole, siis õppige kindlasti ka meloodia ära, ettemängul peab olema terve pilt kogu loost ning siis ongi selle looga hästi teil. Voki Peetri Labajalg. Esimeses läbimängus on siis aeglased arpeggiod. Keskendu nendele akordimärkidele, mis seal üleval on. G-akord,
sinu pilli peal on siis need noodid D, G, B. Et esimeses taktis lähed ülesse, teisest tuled alla. Sest sul ongi ainult 3 nooti sellest akordist. Nüüd terve see esimene läbimäng ma arpetšeerin sulle ja saad järgi pidada ja teha siis kas või täpselt minu järgi. Läks 2, 3. Teine läbimäng on siis nüüd akordidega ja see harmoonia on sama, aga siis tuleb katmistehnikas mängida ja rütm on siis seal ta-iti-titti ja seda võiks siis mängida selliste käesuundadega, et esimene on seal G-akord, siis vaatame selle järgi. Ehk siis alustada alla. Nüüd ma siis mängin selle rütmikaga terve selle teise läbimängu sulle siia. Läks 2, 3. Kolmas läbimäng, kus on siis nüüd kiired arpeggiod 8 nootidega ja siin on see loogika, et alguses läheb nagu 3 kõla ülesse ja siis see kõige viimane 8 paar, et see jääb siis nii-öelda kordama seda eelmisi 2 nooti, ehk siis näiteks G-tuuris siin võiks niimoodi teha. Et kõigepealt, kui sul on siin 3 nooti, kõigepealt mängid kõige alumise ja siis need ülemised on 2 korda sama asi. Mängin siis nüüd terve 3. läbimängu sulle arpetšeerides ette, nii nagu see võiks kõlada ja nende harmoonia märkide järgi siis saad minuga kaasa harjutada. Läks 2, 3.
kui sulle tundub, et sa tahaks tegelikult neid bassinoote siin mõnes kohas muuta, see on lubatud. Ma järgisin lihtsalt siin ühtset joont niimoodi, et võib-olla sul oleks lihtsalt meelde jätta, kelle kõrv ütleb, et ai, ma tahaks mängida seal teise bassinoodi või natukene teise kujuga, siis seda võib teha, aga sa pead püsima nendes harmoonianootides. Voki-Peetri labajalg. Kuigi nimes on labajalg, siis oma olemuselt on ta üsna lüüriline, üsna rahulik. Bassipartii on üsna ühetaoline, üsna vähe varieeruv ja valdavalt hoiame siin pikki noote, kellel on see võimalus, võib nüüd hoida poognaga. Ja erilist tähelepanu võib-olla juhikski siin ainult nendele üleminevatele käikudele, mis viivad meid siis B-osasse. Kõik need tõusva bassi käigud. Nendega on lihtsalt oluline säilitada rahu ja mitte kiirustada. Ja viimase nüansina tooks välja veel kolmanda läbimängu B-osa partii. Et seal siis on natukene tihedam mäng, et see kõlab umbes selliselt. Ja ülejäänu nagu ikka. Ja siin siis tõesti kõik noodid võimalikult palju omavahel ära siduda. Voki-Peetri labajalg. Siin kasutame madala kõlaga löökpilli ning kõrge kõlaga löökpilli, soovituslikult tamburiini, millele võib leida ka alternatiivi. Lugu on taktimõõdus 3/4 ning partii kõlab järgmiselt. 2, 3, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 2, 3. Palume selle loo ajal mitte liiga palju varieerida ning püsida partii raamides.